Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere kallid rallisõbrad, Kuues käik on otse-eetris ERMi taga, Delfi Rally Estonia laupäevane võistluspäev on jõudnud õhtusse ja meie selle kokku võtame koos Roland Poomi ja saate alguses on meiega ühinenud ka auväärt külaline Juss Rooden. Tervist, tervist. Nagu särk reedab, siis Redkey Dream on see, mida sina juhid. Täitsa õige särk on seljas. Mis üldse... Kas sa oled meeskonna juht siis või kuidas sa see ameti-nimetus täpsemalt sa oled endale pannud? Tead, see on väga keeruline küsimus, et iseenesest kõik niisugused tiim-manageri liigutused tegelikult ajab korda meil Kristo Kraag. Aga ma siis olen ütleme nii, et nagu pigem nagu rohkem ettevõttejuht ja olnud selle asjaga seal täitsa algusest esimestest päevadest peale seotud, nii et hoian kätt pulsil nagu kõikidel asjadel, suurel pildil, ütleme nii. No kuidas tiimil tuju on? No ma ütleks, et Rally Estonia suurepärane ilm, miks ei peaks olema super tuju. Väga hea, kõik läheb hästi, kõik autod sõidavad, et oleme igati rahul. Gunnar, küsimus, kas sa tead, et ma olen sõitnud Redkey meeskonnas ikkagi 5 etappi? Nii. Ja nende hulgas ka Rally Estonia. Ja nende hulgas ka Rally Estonia, tõepoolest. Aga et 6. ei tund, see näitab, kuidas need 5 etappi läksid. Siis sai rahad. Üks lihtne saatus, rallisõitja saatus. Aga ei... Võime öelda, et esimeeskond igal juhul, mitte me ei saa öelda, et Eestis, vaid ikkagi suuremal skaalal. Seda asja siin ju veate ja teete seda maailma tasemel. No, oleme seda tõesti päris palju aastaid nagu niisuguses maailma võtmes teinud ja tänu sellele meil kogemust ja selle suunalist nägemust ja see, et me täna nagu niisugused ütleme nii, et suured oleme ja suurt asja teeme, et ma ei tea, kas see on täna meie õnn või õnnetus, aga nii see on. No aga kohtade mõttes hetkel olete teine ja kus me leiame Nõgese? No ja tegelikult iseenesest võime sinna tegelikult meie tänase töö hulka arvata ka Yuki Yamamoto, et kes on meil ka sõidab, ütleme nii, et meie hooldemeeste meeskonna all. No meil oligi küsimus vaadates ülekannet, kas Yuki Yamamotos on ainest olla kiirem kui Takamoto Katsuta? Täna on seda natuke raske öelda veel, et Taka täna iseenesest teeb ju väga suurepärast sõitu, on igati hoiab Toyota lippu kõrgel ja noh, ütleme nii, et omal ajal, kui tema alustas, oli tema tee ka ikka üsna niisugune okkaline ja konarlik paraku, aga noh, ega teemantit lihvitaksegi rahulikult, vaikselt. Vaatajatele siis teadmiseks ka, et Takamoto Katsuta ju kasvas ka selles mõttes teie käe all. Et teie meeskonnast ta ju kõik enamus omad R5 autoga tolle ajal siis ju sõitis. Jah, see oli veel niisugune aeg, kus Toyotal endal Rally 2 või siis R5 klassi kuuluvad autot ei olnud ja siis Takamoto sai oma esimesed tuleristsed või esimesed aastad ikkagi Fordiga. Aga noh, ütleme nii, et õppis trikid selgeks ja siis sai järgmisele levelile. Praegu on sama liigutus iseenesest Yuki Yamamotoga, aga noh, tema ikkagi ju nagu täna 100% supporditud Toyota Gazoo Racingu poolt ja sõidab Jaarisega. No aga räägi tiimijuhi töö telgitagustes, milline üks tavaline laupäev hommikust õhtuni välja näeb. Meie näeme seda fassaadi, autod seal ja võib-olla autod services, aga mis muul ajal toimub? No ütleme nii, et meie töö peab ikkagi hakkab nagu peale täpselt samal ajal või siis ütleme nii, et nagu selle tiimi managemendi ja siis number 1 mehaanikute ja inseneride poolt hakkab see töö peale ikkagi täpselt samamoodi nagu rallisõitjatel, võib-olla veel varem, tund aega varem alustavad kokad, kes siis nagu valmistavad sõitjatele ette hommikusöögi, et kui nemad tulevad hommikul hotellist vara ja siis võtavad oma kerge hommikuampsu ja lähevad, võtavad servicepargist või parkfermi eest võtavad auto ja suunduvad katsetele, siis noh, tänases formaadis hommikul servist pole, mis tähendab, et mehaanikud saavad vähe pikemalt pikutada. Aga muu osa tiimist on juba tegelikult tööl ja jälgivad siis oma meeskonna sõitjate iga sammu. Sina jälgid meeskonna sõitjate iga sammu? No ütleme nii, et tegelikult on insenerid ja number 1 mehaanikud, meil on iga sõitja kohta oma chatid, siis, kus see info nagu liigub, kus siis kohe hommikul parkfermi eest välja tavaliselt tankimine kohe, kui palju kütust
noh, ja kõik need erinevad sõitjad, ütleme nii, et meil täna siin 3 sõitjat, siis seda infomahtu on täitsa palju, kui nad kõik kolmekesi koos lähevad ja kui on katse peal mingisugune viivitus või start või kogu see info või siis ka see näiteks, et kui on kuskil mingisugune niisugune väljasõidukoht või kellelgi nagu ütleme nii, et kutsub tee pealt ära, siis see info tegelikult juba saadetakse sõitjatele täna WhatsAppi vahendusel, et nad saavad siis kuidagi nagu eraldi tähelepanu sellele pöörata. Et tegelikult on nii, et alates sellest hommiku esimesest tunnist, kui kõik koos on, siis kohe ikkagi süvenetakse ja keskendutakse 100% võidusõidule ja hoitakse põhimõtteliselt igal meetril nagu kätt pulsil. Mis nüüd õhtul pihta hakkab? No õhtul nüüd kohe siin hakkab õhtune servis, 45 minutit ja seal siis ütleme nii, et tuleb auto panna kogu homseks võistluspäevaks valmis, sest homme enam ju ühtegi hoolduspausi pole ja kõik õhtul õiged rehvid alla, kõik õiged seadistused homsete katsete jaoks ja noh, ütleme nii, et kõik annavad nendest maksimumi ja siis, et siis homme saaks nagu vormistada. Kui suur teil ettevõte üldse? Mitmest inimesest me räägime? Ettevõte meil on täna 12 inimest on neid, kes igapäevaselt ettevõttes töötavad ja siis noh, on ka ütleme nii, et niisuguseid kas siis Eesti või välismaa freelancerid või siis nagu vabakutselisi mehaanikuid, siis keda peame endale appi võtma, kui on suurem töö ees. Kuule, 2 päeva tagasi potsatas meile ajakirjanikele postkasti, et laienete ka nende samade crosskartide businessisse? No ütleme nii, et nimetame siis teda tinglikult businessiks, et pigem on see niisugune täna juba Redgrey ja siis ka meie niisuguse väikse tütar või venna ettevõtte või kaubamärgi Lightgrey niisugune pikaajalisem tegevus ja seal need mehed juba funnivad pikemalt seda ja mõtlesime, et võtame siis selle niimoodi ette, et saame seda kõike ka nagu teistele pakkuda. Mis maailm see crosskardi maailm on? See on paar aastat siin tiirelnud Eestis ka tehtud uued sarjad ja kõik, aga on see nii-öelda taskukohasem variant rallile või? Absoluutselt, et selles mõttes see iseenesest noh, ütleme nii, et kui autorallid peetakse ikkagi nagu väga kalliks spordialaks ja okei, ma olen nõus, et kui igat või ükskõik mis ala teha nagu maailma meistrivõistluste tasemel, siis ta ongi kallis igal juhul. Aga see crosskardindus on just selline, mis siis nagu sobib niisuguseks mõnusaks nädalavahetuse hobiks isa, poja, vanaisa, poja või isegi vanaisa lapselapsega, ega tüdrukud võivad ka sõita loomulikult. Et selliseks hobiks, mida sa saad nagu väga lihtsalt oma garaažis ise nokitseda, saab kergaagise peale panna, saad vedada selle kuskile rajale, rajarent on odav, see auto nõuab väga vähe hooldust ja samas annab tohutult suure sõidukogemuse ja naudingu. Et need niisugused tummisema mootoriga aparaadid või siis ütleme nii, et suurte poiste pillid, see tegelikult on kiirem kui WRC auto täna või ütleme nii, et ralli 1 auto. Et see on ikkagi, aga samas on ta väga kerge, väga lihtsasti juhitav, et ta annab kindlasti nagu niisuguse väga-väga vahetu kogemuse ja oskuse. Kui palju maksab üks crosskart ja kas teie siis nii-öelda, ütleme, kutsume teda siis businessiks, on müük või plaanite neid ka rentida? Et ma esiteks arvan, et see crosskardi turg ei ole nagu nii tohutult suur, et kuidagi müügiga suudaks nagu nina vee peal hoida, et pigem on see ikkagi nagu ütleme nii, et natuke suurem asi kui klubiline tegevus, et kui sa ka näiteks kellegile selle crosskardi, kui keegi soovib endale soetada, siis saab soetada, aga meil on ka kõik nagu varuosad, müüme kõiki varuosi, know-how'd, ka selles mõttes korraldame hooldust, kõike, mis sellega kaasnab, ka nagu firmaüritusi, lihtsalt need spordipäevasid, et tegelikult saab kõiki asju teha. Et kui sa küsid, mis see crosskart maksab, siis ütleme nii, et seal on olemas ka täitsa lastemudel, mis on niisugune 400 kuubikuline, 4-taktiline 36 hobujõudu mootor, mis on väga mõnusalt tiksub ja on igati ohutu pill ja sinna niisugune kuni 150 sentimeetrit väike sell sisse mahub, et see maksab niisugune 16 000 alates, ütleme niimoodi, eurot. Ja siis nagu suuremad on niisugune, ütleme nii, et 30-40 kuskil seal vahel. Et siis
Ja ma saan aru, et siis kui rent on, siis on rent, kuidas sellise masinaga arvestatakse, kas kilomeetri hinda või seal on mingi muu lähenemine? Eks seal on natuke tegelikult natukene muu lähenemine ka selle asja juures, et nagu ütleme nii, et pigem üritaks panna grupi huvilistest kokku, siis läheks rendiks ühe korraga raja ja siis vaataks, kui pikk on ring ja siis nagu sa ütleme nii, et natuke õunte pealt vaataks. Aga see on igal juhul nagu igati taskukohane kogemus. Et ta ei nõua mingit lisakindlustust ega mingit niisugust infrat ega reffe, nii et see on täitsa mõistlik. See kõlab mulle nagu rallipisiku jaotamine Eestisse veel laiemalt, et pinnas on praegu soodne, meil on siin 50 000 inimest, ralli on populaarsem kui kunagi varem ja siis teie tulete ja pakute inimestele võimalust sõita ka veel. No aga see on ju iseenesest tore, kui seda kõike on võimalik teha kuskil rajal ja nagu eraldi liiklusest ja niisuguses ohutuskeskkonnas ohutu autoga, et ma arvan, see on ainult tervitatav. Ja ma pean kinnitama, ma olen sõitnud crosskardiga ja see on tohutu emotsioon, mida see auto pakub. Tõesti, kui rallisõitjana oled ralliautoga harjunud ja lähed sinna crosskardi, kui ma esimest kord istusin sinna, see oli täiesti ebanormaalne kogemus. See on nagu ulmeliselt see kiirendus, kuidas seda autot juhtida võimalik. Et seda peab kogema, et sellest aru saada, seda ei ole väga võimalik seda esmast emotsiooni edasi anda. Ja mis on veel, et selles mõttes ta on ikkagi nagu täiesti 100% aastarikselt kasutatav. Et saab kasutada asfaldi peal, kruusa peal, lumel ja ütleme nii, et alati on nagu, sealt tekib ikka kena hasart ja ütleme nii, et päevad ei taha tavaliselt lõppeda, et teeks ikka paar ringi veel. Kas see radu Eestis jagub? Ütleme nii, et alati ikkagi leiab koha, kus nagu sõita, vähemalt me siiamaani oleme leidnud. Lisaks sellele, et sellega kuskil raja peal sõita, siis et oleks niisugune mõnus, väga hea emotsiooni ja vaibiga võistlus, siis oleme, siin Light Grey on hakanud korraldama ka sellist sprindisarja, kus siis saab crosskardiga sõita, kus siis piltlikult öeldes ei sõidata mees mehe vastu, ehk siis rattad ei saa minna puseriti, sõidad niisuguse tempoga, nagu ise tahad. Ja see sprint, ma arvan, et on täna nagu väga-väga hea formaat. Just, et alustada ja teha ja siis on rajad kõik kinni pandud, kõik on ette taha ära tehtud ja need on väga kihvtid üritused. Ja talvel selles mõttes, et järv, põld, ainult fantaasia puudus on probleem. Lõputa valik. Just. Kuule, aga sul on mingi küsimus? Jussil hakkab vist aeg varsti ka otsa saama. Küsime, et jaga siseinfot, mis ilm homme teeb? Ütleme nii, et mul liiga head ilmaülevaadet praegu ei ole, aga mul on selline info, et ikkagi homme tundub, et tuleb märgpäev. Märgpäev. Okay. Väga huvitav, see võib kaarte segada oluliselt ju. Kas nüüd just päris hommikust alates, aga mingil, ühesõnaga mitte päris hommikust, aga... No seda on huvitav teada. Ja see ausalt öeldes ongi täna meie niisugune väga suur lootus, et siis me võib-olla ikkagi õnnestub ikkagi nagu täitsa esikoha eest nagu kõva võistlus maa pidada. No eelmine aasta ju natukene, jah. Ajalugu niimoodi on nagu olnud. Just, et siis õnneks me saime rehvivaliku ise teha, täna on nagu kõigil niisugune keskelt läbi kehva valik. Tuleb hakkama saada. Viimaseks küsimuseks, tegelikult meil oli lugeja küsimus hoopis ennist eelmises saates, et kui palju on selliseid kuludetaile kaasas suurel meeskonnal, WRC meeskonnal, tehase meeskonnal, näiteks nagu Toyota. Esitiivad, esistange, tagastange, per auto või kuidas see arvestus võiks käia? Eks me ikka oleme neid nagu per auto arvestanud selles mõttes, et esiteks on igal autol oma kujundus, siis need asjad peaksid olema juba õigesse kujundusse kleebitud ja ette valmistatud, nii et hoolduspausi ajal saab need nagu kiiresti installeerida ja asi näeks professionaalne välja, et meie oleme enda jaoks arvestanud niimoodi, et kui ühe niisuguse tavapärase MM-ralli jooksul on kuskil niisugune 5-6 hoolduspausi, siis tegelikult iga hoolduspausi jaoks on nagu uus tange külge panna nii ette kui taha. Esitiibadega on sarnane, ütleme niimoodi, et võib-olla mitte päris igas servises, aga umbes sarnane suurusjärk. Ja kui sa lähed ära kuskile, nagu näiteks see aasta oli, nii et meie võistlusautod läksid ära juba aprillikuus ja jõudsid tagasi nüüd 4. juulil, siis peab need ikka üsna üksjagu kaasas olema, et saaks kogu selle seikluse nagu kenasti lõpuni teha. Et logistika on raju. Logistika on üks väga-väga suur ja keeruline osa meie tööst. Ja, sellest räägiks lõputult, aga võib-olla teine kord siis. Just. Et edu teile õhtuses servises ja veel rohkem edu homseks. Aga suur tänu teile. Aitäh mehed. Meie siis käisime meediatsoonis ja sinu tähelepanu tahetakse, jah.
käisime meediatsoonis ja Roland kihastus reporteriks. Viimati kasutasime sind selles rollis, oli ju ralli Liepaja. Jaa, tõesti, polegi, tegelikult see oligi mu... Ei no kus sa veel kasutad? Ei, ma just mõtlen, et kas ma üldse varem seda aga nendel Eesti etappidel sai intervjueeri, on ju? Ei. Seal sa lihtsalt kommentaator. Ma olen paar korda vist Georg Linnamäelt võtnud ühe korra lihtsalt mingisugune EAL TV jaoks ala. Aga ma arvan, et see põhimõtteliselt oli esimene teine kord seal Lätis, kui Otiga sai rääkida, nii et see oli, ma ei tea, teine, kolmas kord mul. Aga vaatame, kuidas sa hakkama said. Martin Sesks oli sinu kliendiks. Siis need kommentaatorid, ärge mind mutta tampige. Aga panen peale. It's just a matter of, it just goes to show how fine the margins are now in the sport, is getting the car. Obviously, as busy man as you are, all the Estonian fans, 1.3 million Martin Sesks fans were waiting for you yesterday. You didn't make it. What I didn't? To the studio. Oh yeah, I'm really sorry. Actually, I'm really sorry because when we're eating dinner, there's a team bus which just collects us, and I was like, I have like 5 minutes, but then I'm just kidding. It's all okay. Yeah. Tell us a little bit how the day went. We know that you were third on the road, and there were quite a lot of cleaning. How was it? Well, it wasn't easy. Definitely wasn't easy in the morning because you have 2 lines, and you see these 2 lines in front of you. So that means that the road is completely with complete layer on top. So when you move a little bit, inch where and there, you just lose the traction, lose the speed, everything. So it was kind of hard to manage, but no, it was still fun. Having some bigger slides and fast Estonian stages is not bad. When you came here in Estonia, what were your expectations before the event? Did you have any expectations? Because let's say the season has been a little rough for you. Yeah, exactly. I've been really bad with expectations this year on myself. So I just came to Estonia, happy on Monday morning because it's so close to home. And so far it's been quite okay. And I think sometimes when you have no expectations, you are okay with everything what's going to happen. So let's go back a little bit in time, 6-7 months. How crazy this time has been, let's say, regarding budget, putting everything together. How crazy has it been, like as a driver, and I think as a managing everything, I think basically by yourself or maybe some few other people. Well, yeah, that's the thing that sometimes it feels that it's too much. Of course, you are managing things as you know yourself, and you're doing media, you're doing sponsors, at the end you're a driver as well, and so it's been challenging, but of course it's been great experience. It's been fun, and I think anyway when you look at it, the experience you get from managing yourself as a driver, living in this environment, it helps in the future anyway when whatever you do. So it's been very interesting. It's been tough, but we enjoy a bit as well while driving. Yeah, of course. A little bit about tomorrow. Do you have any specific plan for tomorrow? Just enjoy the stages, do the same job as today? No. Actually, you know that we have done, me and you, the stage 18, Hellenurme. Yeah, I know that. Yeah. It was 2017, I think. So you have the pace notes, or did you didn't use them? Definitely. I didn't even have the onboard from that year. Okay. Because I looked at on the map and it was the same stage with them, and I only found there was on YouTube there was like an old live, and you were driving in front of me, like you're the car in front of me, and I was behind you. So awesome. there was just one small clip of us. So yeah, good old times. Yeah. Okay, it was good to catch up a little bit. See you. And see you tomorrow in the finish. I like them a lot, I think. No nii, Roland. Was very difficult. No, kui ta oli? Minu arust täitsa Nitševoo. Võin CV sulle saata või? Kaameratöö andis soovida. Me valmistasime ette, et teeme niimoodi, et päike ikkagi tuleb õigelt poolt ja siis mõtlesime, et okei, lähme järjekorda sinna miktsiooni ja ikka oli päike vastu. No võt siis, seekord niimoodi, aga ma ei tea, mees võtab rahulikult vist, et no stress ja tegelikult... No stresso. No stresso, jaa, et on mis on, ega muuta ei saa liiga palju. Põhiteemad ongi kogemus autoga, teised vanad ees lihtsalt lajatavad räigelt
ja siis sa üritad oma kehva hooaja, kehva emotsiooni pealt, kus sa oled ühe pilli maha kandnud, mis maksab rajuraha, üritada seda hooaega lõpetada, nii et sellest vaatest peame mõistma, et me ei näe sellist ülitugevat ja võib-olla riskide võtmist. Näitame taustaks seda Hyundai melu ka, siin on ikka ropp rahvas, kes on otse katselt tulnud ja kes veel pole katsele läinudki, ainult servisesse tulnud. Algamas on ju pressikonverents, kuhu oodatakse ju, ma ei tea, kas täna tiimipealikud ka tulevad, vast ikka tulevad, ja siis Solberg, Tänak, Neville ja kui Ott sõna võtab, siis me lülitame Helis ka ennast sinna, sest eile tuli sealt ju päris vahvat juttu selle kohta, kuidas Ott reageeris sellele, et tema enda poeg Ron teda Elvas intervjueeris. No aga Martinsist, ma arvan, me jõuame veel Martinsini ka. Ilmselt sinnani, aga ma alustaks hoopis praegult seda tänase päeva kokkuvõtmist niimoodi, et vaataks leeg 2 ehk siis jalg 2 katse alates number 9 kuni 17 ehk siis kogu tänast päeva tervikuna jätaks korraks eilse välja. Päeva kokkuvõttes Oliver Solberg ilmselge liider, aga selja taga Ott Tänak 8,7 sekundiga. Kui me mäletame SS9-t, siis SS9 Otti kaotus selles ühes vasakus teravas kurvis, kus ühele põhupallile otsa pandi ja tagurdama pidi, auto suri välja, kuluski circa 9 kuni 10 sekundit. Et tänane päev on selles mõttes... See oligi päeva kõige põnevam hetk, kahjuks või õnneks. Et selles mõttes nulli sõidetud päev sisuliselt Solbergiga, kui see üks viga nüüd korraks välja arvata. Ma ei teagi, mida sellest arvata, selles mõttes, et nagu Oti kommentaarid on ikkagi nagu rajud ja rajult kriitilised eelviimase katse lõppu kommentaar, mille eest tõenäoliselt trahvi ei määrata, sest emotsiooni pealt nüüd ju võib midagi öelda. Seal võib, jah. Raega platsis ei tohi. Et Solberg on hea küll, aga ta ei saa aru, miks nemad kurat nii sitad on. Oli siis umbes selline kommentaar eesti keelde tõlgituna. Otilt? Jah. No mina ei tea. Ei, no selles mõttes loomulikult aru saadav, et sportlane on sportlane. Ta tuleb võitma, aga kui sõitjana võiks seda teha, aga tehnika on selline, millega seda teha ei ole võimalik. Eks see valmistab ikka tuska, olenemata kas sellest, et kas sa oled poodiumi teisel astmel või mitte. Aga ma küsiks niimoodi, et okei, see üks vend on hea, kas siis 10 järgmist on sidad või? Või see üks vend on lihtsalt liiga hea? Ei, see on üldse lihtsalt see, et see on personaalne soov end teostada, ma arvan. Ega see on ju põhjus, ma arvan, et kui tal oleks tulemustes savi, siis ta oleks seal 10. ka rahul, et vähemalt lõbus. Et see on lihtsalt isiklik soov, isiklik mingisugune, no mis on normaalne sportlase puhul, selles mõttes sportlane tuleb võitma, on ju. Et ega need taga ka keegi õnnelikud ei ole ju seal sõites, et selles mõttes ütleme, asi on nii nagu on, liiga palju ärme lasku sellesse, me oleme sellest rääkinud siin juba mitu päeva, on ju. Ja tähtis on see, et ralli täna lõpetada sellele positsioonil, kus on. Kui midagi peaks ees juhtuma, loomulikult tuleb olla löögivalmis ja mitte liiga kaugel, et ma arvan, siin on üks spin, üks mahapööre ja tegelikult see vahe võib olla nullis. Et täna on tähtis püsida võimalikult kaua nii nagu sellises positsioonis ajavahega, kus ta praegu on. No mulle ikka meeldivad Oliveri katselõpu intervjuud, no suurepärane karakter, sobiks ühte tiimi Martin Sestiga väga hästi. Ma arvan, et see tiim, sellel oleks selline promo ja sotsiaalmeedia möll seal taga, teeks striimi ka veel raja pealt, kui saaks. Aga Oliver, no ütleb, et ise on ka natuke rahul olema, et ma ennaks sõidin sealt paremini, natukene sealt lükkas libisema ja üldse see seadistus on praegu selline, et loeb sulle seadistuse ka veel ette ja et vihikut kätte ei võta. Et mega. Jaa, ülitubli. Ja selles vaates ka veel, et ta ütleb, et tal on ikkagi mingid, siin, mis see aeg siis oleks, kui seal oleks siin seal asju. Need asjad võib-olla ei ole isegi nii väga need nii-öelda kohad, kus aega võidetakse, vaid see on see, mis tekitab sellise ebamugava olukorra lihtsalt. See olukord ise võib-olla tekitab seda kehva tunnet, mida ta seal kirjeldab. Et see ei pruugi üldse tähendada see, et nüüd aega kuskil oluliselt kaduma läheks.
et nii ta on, aga ei, no megapäev, no täiesti megapäev ja kui kordan veel seda, mida ma eelmises saates ütlesin, et kui eile ma ütlesin, et see pilt võib olla täitsa teine, rahvas tuleb lehvitama. Kui see pilt võib täitsa teine olla, siis see pilt ei ole teine. Ja olen nõus sellega, mida meil siin politseinik ütles, et kui Oliver Solberg võidab selle ralli, siis me ei saa kurvad olla. No. See show, mida ta siin on korraldanud, see on millest rääkida. Nüüd võib-olla isegi oleks kurb, kui ta ei võidaks. Tahaks anda välja 2 esikohta. Vend ikka nutab üle 1 katsena. Et ta on nii õnnelik, et on selles autos ja ta on nii õnnelik, et tal tuleb hästi välja ka ja üldse on nii kihvt ja äge. No. On, igati nõus ja ma tahaks väga näha, et talle tekitatakse koht Toyota meeskonda võimalikult kiiresti. Et teeme petitsiooni. Teeme petitsiooni. Petitsioon.ee Ma ei tea, milline see kalender Ožeeril näiteks on see aasta. Keegi ei tea ju, kui palju ta sõita tahab. Tema dikteerib seda lugu. Pajarit tõenäoliselt see aasta autost välja ei tõsteta. Ainus võimalus on Solbergil sõita seal rallidel, kus ei tule sõitma Ožeer. Ehk siis Toyota peab lihtsalt natukene budgetit juurde panema ja ta saaks sõita, nad saaksid 5 autoga sõita hooaja lõpuni. Aga sa ei usu sellesse teooriasse, et Ožee sõidab seal nii kaua, kuni võib-olla punktisumma on niisugune, et mine tea, mis võib juhtuda veel individuaalselt? Vot ei oska öelda, eks seda näitab Soome ja ma arvan pärast Soomet saamegi juba mingisuguse pildi ette, et ma ei mäleta, kas ta eelmine aasta sinna kaugele tahtis minna rallidele või ei tahtnud, et no pereinimesena paha variant ju. No võiks nagu olla, et ma ei tea, kas sõitjad tulevad sealt 2 etapi vahel tagasi, ma tean, et fotograafid enamasti ei tule. Ei, sõitjad ka minu teada, see oli ju 2-nädalane vahe või? Jah, siis ikkagi jäävad sinna. Testima. Aga okei, aga Neville. Ühel hetkel siis Neville katse lõpus, ma ei mäletagi, mitmes see nüüd oli, ütles, et mul on öeldud, et punktid tuleb koju tuua. See oli... Ma võin praegu valetada, kas see oli 13. kiiruskatse ja see oli täpselt pärast seda, kui 12. kiiruskatse järgselt me rääkisime, et nüüd tuleb hakata mõtlema selle peale, millal teha... Eks nad vaatasid meid? Millalgi tuleb see ära või tuleb teha ära meeskonnas fännid jooksevad peale, mis sa teed? Tormi jooksevad. Tuleb lehvitada. Et millalgi tuleb võtta vastust see otsas. Tänud. Tuleb võtta vastu kes ei kuulnud, öeldi hea töö, väga hea ülekanne. Jaa, see tuleb võtta vastu otsus, mis saab. Et Neville tuleb, kui Neville oleks isegi, ütleme, sõiduga veel jätkanud seal Oti ees, siis Neville, tähendab, Ott tuleb lasta mööda. No. Seal ei ole midagi, ralli lõpuks tuleb see ära teha, sest Otil on neid punkte ja Neville'il ei ole nende punktide suurt midagi teha. Ja täna, nagu Neville ütles väga selgelt ju välja, et meie jaoks on hetkel oluline meeskonna punktidest, kuna Solberg ei sõida meeskonna punktidele, siis me saame 1-2 siit. Ja tegelikult oli näha seda, kuidas katselt, samal katsel kohe tempo langes ja langes ka 14 oli nad vist nullis ja 15 oli nad nullis. 14. kiiruskatse kaotus 2,5 sekki. Ühesõnaga, 2,5 sekki siin rallil on palju juba. Et see oli näha, kuidas tempo tõmmati nagu alla. Kus see otsus tuli, ei oska öelda. Küsiti, kas see on meeskonna otsus, siis Neville ütles, et ma ei ole öelnud seda. Minut ei kuulnud. Jah, et kas see oli meeskonna otsus või meestel on ju vanust küll, et nad saaks, ilmselt oskavad ka ise asju lahendada. See on niisugune taktika, et mina pole seda öelnud, aga ma kuulsin kuskil koridoris räägiti. No täpselt jah. Aga ütleme, seal on nagu asi paigas, jumal tänatud, müts maha Hyundai ees või kellegi ees, kes otsustas, et nii on mõistlik. Aga selja taga on veel Toyota. Kuulge, näitame vahepeal seda pilti, ma vaatan, et inimesed seisavad siin meie boksi juures, sellepärast, et sinna vist ei mahu või? Kuule, aga eile, kui niisugust pulli ei olnud. No täna on rajume ikka, aga eile oli ka reede. Varsti on inimesed meil siin telgis. Jah, et võib-olla reedeks vaata jõudnud nii palju inimesi veel täna siia. Oli, aga telepildi põhjal samas ei taju seda, et mingid rämedad massid oleks. Hästi on hajutatud. Sest oli Otepää katse, oli Alaküla hüppe, oli Otepää nimeline, ei aja sassi midagi. Oli seal megarahvas ja sama katse peal oli ju ka Truuta.
nimeline koht või? Otepääl on Truuta ka. Ma räägin, mu pea õhtuks nii sassis, et ma nüüd mööda Truutal kuuldavasti oli räme ummar. Seal oli palju rahvast, seis ühe katse peal, kui nii hästi jagatud see mass juba. Ja seal oli see probleem ka, et ühed tahtsid ära minna, sest 2 korda läbi teised tahtsid tulla ja siis on konflikt. Aga räägime korraks veel seda see pilt jääb, see on väga ilus pilt. Katsuta Evansi lugu, et Katsuta Evansi ees, Evansil on väga punkte vaja. Katsutal neid punktidega pole suurt peale midagi hakata. Ehk siis seal peab ka toimuma ühel hetkel mingisugune switch, sest 13,6 on nende vahe. Kindlasti jah, ma sellele ei mõelnudki. Ma ise oma peas mõtlesin, et see Evans võiks ikka võimalik kaugele jääda. No tal on ju selles mõttes, ta peab olema, hetkel jah, ta on päeva lõpuks 7, aga tegelikult ta peaks olema 6, sest no Katsuta peab sealt eest ära tulema. Ma ei näe varianti, et see nagu, et ta sealt eest ära ei tuleks. Jaa, selle 6-ga võid lutsu visata, et no, absoluutselt. Seina peale seda ei pane. Ja me olime Neuvilli juures, no tahaks juba kerida homsesse päeva, et mis siis kõik saama hakkab ja nüüd see, et Jussi ütles meile, et no ikka praktiliselt sajab. No see praegu on game changer, et see on ainuke asi, mis siin praegu võib hakata olukorda muutma. See on ka põhjus, miks mul öösiti und ei tule. Mul on juba see, et davai, lähme järgmise päevaga. Ma võin juba siia pikutama tulla, valmistama. Siis läheb öö rutem. Sa jäädki siia täna. Ei, vist ei ikka jää. Siin pole tussu. Mida me ka Jussiga just mainisime, et nagu väike déjà vu tunne on ju, et eelmine aasta Rally Estonia oli üli tasavägi, no kuni viimase katseni, kui hakkas siis tormama ja sadama ja esikoht mängiti ümber selle vihmaga, et kõik on võimalik, ma arvan, sellisel puhul homme, et Jussi sõnu ilmselt tasub uskuda, et see vihma või ilma info on oluliselt parem kui meil. Kuule, aga see õhtune karakteristika oli ju päris põnev, et Ott rääkis, et Otepää katse talle ei meeldi ja seal on väiksed hüpped. Et need küll tema sõnad, aga andis mõista, et oleks tema kopajuht, siis nii mõnedki hüpped läheksid sealt siledaks. Et see ei ole nagu enam ralli, mis ta ütles. Vaata, Eigo küsis ka mu käest, et kuidas sulle, või kes keegi küsis, et kuidas nagu sõitjana sulle see katse meeldib. Mõtlesin nagu väga meeldib, et välismaalased nagu hullult kiidavad ja see on eestlased, kes ütlevad nagu, no ma ei tea. Aga ma arvasin, et see vastus on nüüd see, et eestlased on seda sõitnud selle ideaalse katsena, kus need hüpped ei ole tõstetud. Ehk siis ongi see vana hea katse. Ja eestlased teavad seda tunnet lihtsalt, kuidas seda oli sõita. Täna on see katse ju muudetud oluliselt tänu trampliinidele, kõrgetele nukkidele. Ja see ju, kui kahte asja võrdled, siis sa tahad seda paremat ikkagi loomulikult. Välismaalane sellest ju aru ei saa tõenäoliselt, kes siin varasemalt madalate nukkidega ja hüpetega versiooni pole sõitud, et eks ta nii on. Kas need hüpped, kuidas neile lähendada? Minna täiega üle, võtta hoogu maha, lasta ratastel veereda või kuidas kiirem ületada neid asju? Valdavalt ikkagi täisgaasiga neid ei võeta, sest auto läheb väga, väga kõvasti lendu ja lisaks võib kehvasti paanduda. Aga tavaline on selline ikkagi need kiired nukid ja trampliinid, mis seal on, et selline, me võime Alaküla hüppe näiteks võtta, kus siis selline täpp on ikkagi alati ette pandud, aga see on, ta ei pea olema just tingimisi kiiruse alandamiseks, aga pigem auto kaalujaotuse nihutamiseks, ehk kui sa tuled sealt niimoodi hüppesse ja lähed täie lauluga, siis kogu auto kaalujaotus on taha otsa jaotatud. Kui sa tuled hüppesse, teed esimesed väikse piduriga täpi, siis auto raskuskese läheb rohkem ette ja auto võiks hüpata ilusti, maanduda ilusti. Et see väike pidurdus on eelkõige selle maandumise eesmärgil just. Kitsehüppeid oled sõitnud? Ikka, korduvalt. Kuidas nendele läheneda? Seal ei pea sisuliselt pidurdama, et need on kuidagi viskavad ilusti. Aga seda ohtu ei ole, et viskab sinna kahe vahele ja siis oled omadega hädas? Ei, seal ikka ju on tükk maad vahel. Need niimoodi ei kergita nii palju. Okei, ja siis teine katse oli ju see, kus Ott ikka rohkem vajutas ja tuli välja ka. Jaa, see katse oli siis katse number 14. Natuke lühem, 11,97. Karaski... Natuke pikem isegi. Otepää oli 11,15 ja teine oli... 11,97. No Karaski on ka ikkagi tummine katse, et vaatame, mis see... No palju puhastamist oli, on ju...
Jaa, no see on, ma ei oska Karaski kohta selles mõttes rohkem nagu midagi öelda, et ta on, ma ei tea, kas nende hüpetega vahepeal midagi rohkem tehtud, et seda nagu nurinat vahepeal tuli. Kui ma ütlen, kui mina sõitsin viimati Rally Estoniat aastal 2021, siis olid need nii-öelda juba muudetud hüpped. Ei olnud nagu, suured loomulikult olid ja oli ebamugavaid maandumisi. Ei olnud nagu midagi väga hullu. Aga mine tea, võib-olla neid aja jooksul pärast igat rallit ju käiakse tee üle, me ei tea. Mina isiklikult ei tea, mis 4 aastaga nende hüpetega ka tehtud on. See on hea võimalus küsida, kui meil satub siia kunagi inimene, kes teab, kuidas neid hüppeid silutakse või ei siluta. Ja, täpselt. Aga tahtsin rääkida veel Raanitsast. Ralliraadio ka hommikul huvitavalt tõi välja, et vaata see kiiruslimiit, keskmise kiiruse limiit on ju 130, on ju. Ja. Raanitsa teisel läbimisel Oliver Solberg 129,3. Täpne värk. Timmitud ikka korralikult. Et Urmo käis... Aga mis huvitav FIA teeb, kui sul on 130,5? Ei tee midagi. Ei tee või? Ei tee midagi. Aga järgmiseks korraks ütlevad, pane põhupalli juurde või? Võib-olla väike märkus tehakse, mingisugune kurv võib-olla muudetakse nii palju lihtsalt, et ma ei tea, et lõigata ei saa või midagi, et tuuakse natuke seda kiirust alla. Aga nii kaua, kui see ei ole ikkagi väga palju üle, siis ei juhtu midagi. No ma ei tea, kui me nüüd ütleme, et siin üks katse oleks saanud, ma ei tea, 150, 100 sinna kanti keskmiseks, siis kas siis juhtuks olukord, et FIA jätab katse ära? Sellisel puhul võib-olla juba see tekiks küsimus. Aga sellise keskmise kiirusega katset me ei näe Rally Estonial kindlasti mitte kunagi. Julgeb pakkuda, mis selle Raadimõisa keskmine kiirus on? No ma pakuks seal kuskil 55. 62 oli võitjal. No, päris hea. Et see näitab vahe on suur. Äge katse. Urmo Aava vist, ma ei mäleta, ütles 114,3. Kogu ralli keskmine kiirus võiks tulla. Äkki oli mingi selline... sellel on ka mingi ülempiir seatud või? Kogu rallile? Ma arvan, et ega see sama reegel kehtib. See 130 piir. No seda rallit ei ole olemas, kus terve ei ole. Et kui Rally Estonial on see Urmo Aava siis kõiki teelduste kohaselt 114 umbes, et siis me ei jõua elu 130, et see oleks siin Raadi lennuväljal sirgelt võiks kiirendada, siis võib-olla saaks. Jaa. Vaatame WRC2 ka, seal Robert ikkagi möllab. Romet küll võitis viimase katsega, seal vahed on ju kosmeetilised, eks ju. Ja Linnamäe on siis 26,5 sekundit maas, nagu meil juba intervjuust Just Rodeniga läbi käis. Siis on Roope Korhonen 53,2 ja Mikko Heikile 1.10,4 ja jääb maha poodiumis 17,2 ja siis tuleb Romet. No ütleme, Romet tundub, et ikkagi ennast sinna poodiumile ei säti. Ega siin ei ole lihtne seda aega tagasi sõita ja Rometil teised läbimised on rasked natukene. Nii et nii ta on, aga ei ole hullu. Ta sai oma katsevõidu kätte, see oli selle aasta üks eesmärke. Ja ma arvan, et kokkuvõttes ta selle ralliga peab olema rahul, et isegi kui see tulemus jääb 5. nii nagu ta on, siis on kõik hästi igal juhul. Aga Virves ja Linnamäe võitlus on ikkagi varu lahe ja 26,5 sekundi peale see tänase päeva lõpuks sõideti, kus juures päeva kokkuvõttes siis Linnamäe kõige kiirem WRC2 mees ja Virvest päeva lõikes temast aeglasem 8,8 sekundit. No Virves hakkas ka seda olukorda kontrollima sealt päeva esimeses pooles juba tegelikult, et natuke hommikul nii-öelda tegi oma, aga siis tegelikult võeti selline ründav positsioon juba maha ja tegelikult vormistatakse tulemust. No nii on, ega tark tegu. Ülitark tegu, siin ei ole enam midagi nagu rumalat mõtet teha, et see pool tundi rallist, 26,5 sekundit Rally Estonial on mõne ralliga võrdväärne mingi minutiga, et siin lihtsalt ei ole kohta, kus seda aega tagasi võtta. No ma ei tea, ei taha nüüd, ma ei olegi kummagi poolt, aga ma mõtlen nüüd seda, et kui väga Robertile see on ikkagi vajalik ja vaadates, et kui raske tal seda raha on kokku ajada, et iga selline silmapaistev koht,
kus sa saad olla silmapaistev, on ikkagi nagu kulla hinnaga. Mina ütlen küll ära, mina on sel korral Roberti poolt. Ma ütlen ära sellepärast, et Georg sai eelmine kord. Ja Robert on igal juhul seda väärt. Robert on teinud mega arengu üldse see viimased 2 hooaega, mis ta sõitud on. See on crazy areng olnud. Ja no tegelikult me tahaks neid ju mõlemad näha Rally 1 autos. Ei, loomulikult. Täis hooaega, kõik kestis võiks teha. Jaa, absoluutselt. Aga ma lihtsalt arvan, et see lihtsalt, ta on välja teeninud selle. Tal ei ole seda suurt tulemust. Tal on olnud natuke raske, ütleme, katkestamisi, sõiduvigasi, tehnilisi probleeme, aga see kiirus on see aasta alati olnud seal poodiumi vääriline olemus olnud. Teeme vormistame ühe võidu ära ja paneme edasi. Et ta on kõva vend, ta on, me saame sisult öelda, et ta on tehase tiimi sõita sinna. No absoluutselt, jah. Aga Egonist ka räägime. Egon Kauri meil ei ole enam pärast lõunat. Egoniga oli huvitav lugu, mida ei osanud algselt arvata, kuni tema enda Facebooki postitust oli. Siis, kus mina lugesin seda, et auto oli iseenesest sõitev, aga ma kiiresti lõpetan lause ära. Ei, siin Odi läheb veel aega. Jah, et auto iseenesest oli sõitev, aga kuna hommikul saadi minut trahvi, et mindi minut varem ajakontrollpunkti sisse, siis tegelikult oli see motivatsioon läinud, rütm oli läinud kehva emotsiooni tõttu ja otsustati lihtsalt, et jäetakse ralli pooleli, et pärast juhtub midagi veel. Ma loen natuke ette. Osalesime taaskord peale 2-aastast pausi tippklassis ning koheselt sekkusime tippleitlusesse, rääkis eilsetest mootorimuredest. Nii, kui mootorimured korda saime, siis oli tempo koheselt jälle tippkonkurentsis, kahjuks saime õhtul eksimuse tõttu minutilise trahvi, mida ei andnud vaidlustada. Delfi Rally Estonia ütles ilusti. Täna hommikul proovisime tempot hoida, kuid kahjuks lõi ka trahv autos rütmi segi ja lõpuks võtsime vastu otsused sellises seisus. Riske mõtet pole võtta, eriti kui võitlus käib top 7 kohtade nimel. Absoluutselt suurimad tänud meie toetajatele ning lubame, et me ei anna alla. Sellega meie hooaeg ei lõppe ning olen koos Ermo Veltsoniga järgnevatel Eesti meistrivõistluste etapil osalemas, ehk siis Paide. Loeme välja. Jaa, nii ta on, aga vaatame siis korra, kas me kuuleme kõigepealt Nevilli käest ja siis Oti käest vist või? Ma ei tea, mis järjekorras seal pihta hakkab. Solberg kõigepealt. Not be catched as quick as possible, if that makes sense. I don't know, yeah. And and after the first stage this morning, I had a good rhythm and feeling good and could, I just enjoy. Oit, have you enjoyed out there today? Because we've seen you ping-pong back and forth with Thierry. Second, third. I've lost count of how many times you swap places. But this guy in front has kind of strode off ahead. How are you feeling at the end of the day? You've got a smile on your face. That's a good sign. Yes, we had a beautiful day. We were going reverse and first. So yeah, that's how our day started, and it also continued kind of similar ways. Yeah, you couldn't quite get the boy in front. Why was that? What was the feeling, or what was not the feeling with the car today? What were you searching for that you couldn't quite get? I was pointing on the road wrong direction, so that was the problem. Well, that didn't help first thing this morning, did it? There was a couple of mistakes on the first stage, but that just goes to show how much you were pushing, right? Yeah, you can say so. What about you, Thierry? You look maybe as happy as Oit right now. It is third position. It's still a battle with your teammate tomorrow. Can you make the difference out there? Can you catch Mr. Tanak? I don't know. I tried all day. But I couldn't. Obviously. Nii. Hopefully that'll hold on. Yeah, there we go. Kas me oleme eetris, me ei tea seda. No, we tried all day. Obviously, it was a nice fight with Oit and I was really enjoying it. Again, incredible stages today. Nii, vaatame kohe, kas me oleme eetris. Having lots of fun, but unfortunately Oit was just sellised asjad juhtuvad. A little bit quicker than me. Me oleme eetris. And obviously, I mean, our main target would have been to catch Oliver today. Jaa, me oleme eetris. Ido catch Uskumatu. Oliver, so Elektrikatkestus ja me oleme
ikka eetris. Kusjuures elektrikatkestus oli kogu Service Park läks praegu viimast ja lava ka. Uskumatu. Aga vaatame, vist Ott põhiasja rääkis ära, et kui me kõrvu hakkab, et tuleb veel Big question for Oliver Solberg. Kuuleme Solbergi ära. Kuuleme ära, jah. Okay. Was it raining or was it completely dry? I have not tried it yet in the rain, so Okay. maybe I'm a little bit nervous, but you know, it's part of the challenge and part of the learning of this race, and we will take again stage by stage and have fun and do our best. Yeah, you keep saying, you know, you're not pushing too hard. I know yesterday... Oh, that's stupid to say. Of course I am pushing, you know. But you know, in some places maybe I'm not comfortable to take the same risk that these guys are taking, but yeah, for sure you have to keep the speed. Well, good. I'm glad you said that, because sometimes when you get to stage and you're like, oh, well, you know, I didn't push too much in there, and we're thinking, come on, with the times you're setting. Maybe but, okay. that's why it's working, because I'm not taking a risk. I don't know, but maybe I'm keeping it clean. I don't know, but yeah, you don't know. At the end of the day, for sure, you are close to the trees sometimes. 3 more stages to go tomorrow, 60 competitive kilometers. You're in the lead by over 20 seconds. Will you be able to sleep tonight? Absolutely not. But it's okay. I take a coffee tomorrow morning and I'm only 23, so I need no sleep. Oh, well, there we go. The benefits of being young, eh? Oit, it is going to be a big day tomorrow. I know it's only 60 kilometers, but Thierry's just mentioned the magic word rain. That could change things around, and also we're seeing some new sectors tomorrow out there as well. How challenging is the final day going to be, do you think? I think will be interesting. The first stage immediately in the morning. It's brand new for everyone actually. Except you. Me as well, to be honest. Okay. And also the second one is partly new, so I would say some new kind of roads, let's say rally spec, where you need to discover a bit, definitely makes it a bit more interesting. And if some thundercloud hits in as well, yeah, it can change a bit. But let's see. The weather in Estonia at the moment has been very unpredictable, so no idea when it's coming, where it's coming, or if it's actually coming. So I guess that we see only tomorrow. So, Oit, Thierry, Cyril Abiteboul was just on the stage. He said, you know, the one thing he wants to see tomorrow is you both bring the cars põhiküsimuse in a praegu. good position. He didn't say which position, but he wants you to bring them home. How much are you prepared to risk out there tomorrow, Oit, to maybe try and catch him? Are there kilometers remaining to try and catch Oliver, do you think? I think we don't need to focus too much on Oliver at the moment. I think we have intense fight enough with Thierry, so yeah. It's the Thierry-Oit battle tomorrow then. Are you ready for that, Thierry? You know how fierce he can be. I know very well. He has been my teammate for many, many years, and I know how hard it is to beat him, and especially in Estonia, I think it's even more difficult. But those who know me, they know I never give up, so we're going to give it a try. I mean, more than that, actually, there are extra points to take tomorrow, and considering my position in the championship at the moment, I need all of them. So I will definitely try hard. But again, Oit mentioned it, new stages, so it's always a bit more tricky. Lots of cutting tomorrow, so hopefully, yeah, we have good pace notes. We can trust it, such as this morning, and yeah, have some fun. But Oliver, with new stages, that levels the playing field. Maybe that's an advantage for you. Tuleme tagasi, et ma ei tea, mehed luiskavad nii, et suu suitseb. No ikka täiega. Et homme läheb võitluseks, kuulsid või? No ma kuulsin, eks me siis näeme, kas läks või ei läinud. Rääkis homsest esimesest katsest, mis siis peaks olema kõigile uus, aga Martin Sesks ütles, et see on identne katse, mida me sõitsime temaga 2017 aasta SS5 ja see katse oli nimega Kettneri. Ja hetkel ma vaatan, et selle katse 2017 võitis meie klassis Ken Torn, Martin Sesks oli teine, mina 3. Vägev, ajalugu. Selline ajalugu on selle katsega ja me oleme seda katset sõitnud, nii et ja kusjuures identne katse. Ja ka meile reklaamitakse kui uut või? Täiesti uus katse, jah. Okay. Et see sõideti Tartu ralli raames siis tol aastal Eesti meistrivõistlustel. Aga nii palju see elektrikatkestus ikkagi mõjutas, et meie selja tagant logo kadus ära. Aga sellega tegeletakse. Okei, homme päev algab. Oota, ma korraks räägin veel sellest, et tõesti, ma selle peale ei mõelnud üldse, mida Oliver mainis, et ta pole kilomeetritki selle autoga sõitnud vihmas, märjas.
mis tegelikult mille peale Ott hakkas mõnusalt muigama. Kus sa testisid? Meil siin Eestis sadas? Soomes. Okei. Ta pole Eestis ei testinudki ja Ott hakkas mõnusalt muigama selle peale. Miks? Kui vihma sajab, siis ma arvan, et seal on nagu... et te ei tule toime või? Pole kilomeetritki sõitnud vihmaga selles autos, tal pole vihmaseadetki olemas. Ehk siis ma praegu selle info kohaselt võiks öelda, et kõik kaardid on laual. Tõmba õige kaart sealt. Õige ilma korral kõik võib juhtuda. Tõmba Ärtu. Äss. Ei, põnev, ma räägin, et jätame öö vahele ja hakkame pihta. Reaalselt, siin on selles mõttes, et kui me oleme kogu aeg rääkinud, et see ralli on nagu, siin pole kuskilt võtta enam, siis see homne, me tahame ilusat ilma, aga ütleme homseks, palun tooge see vihma kindlasti kohale, et ärge seda vihma nüüd kuhugi ära puhuga siit, et esimest korda see suvi mõtlen, et tooge vihma. Ja võib-olla isegi jätaks öö vahele, kui ei peaks tagasi sõitma Tallinnasse. See on see kõige raskem osa. Jah. Ma sõidan Rakveresse, siis ma lähen laeva peale ka veel. Ülehomme hommikul, ja. Kuigi homne päev algab ju mitte 9.39 Hellenurme katsega, vaid ikka 9.00 meie saatega. Absoluutselt, õige. Ja külaliseks on tulemas meil ju Rauno Paltser nimeks, tal. Ametikoht siis? Rally Estonia meediajuht. Just. Delfi Rally Estonia. Ja muidu ka ju teeb Power Stage podcasti ja portaali ja aktivist igal rindel. Ja, igal juhul. Temaga koos me oleme ka Eesti meistrivõistluseid ülekannet teinud, et kindlasti põnevat juttu Rauno käest kuuleme, et Rauno on ka üks, kes oskab alati kõigele vastata, mis on ralli küsimused. Ja seda meediatelgi tagust ka, et seal rallikeskusest on küll selline, et väga ei näe, mis teeb. Aga ma arvan, et tal ikkagi mingid liinid käivad. Ja, loomulikult, eks ilmselt on ka, kui meediajuht, siis on neid ülesanded delegeeritud palju ära, et ta saaks siis ise tegeleda millegiga, mis vajab seal manageerimist parasjagu. Meil taustal hakkas küll Rally 2 pressikonverents, aga meie võtame vaikselt, wrapime kokku, nagu öeldakse. Meil on aeg vist juba päris pikalt. Ei, me võime siin 3 tundi ka panna selles mõttes. Kui mõni mees teeb siin 5 tunni striimi, Robin Valting nimeks, vaadake kindlasti järgi Robini striimi ja meie seda saadet ka, kuhu Robin sisse sadas. Ma hirmuga mõtlen, et kas elektrikatkestuse ajal, kas mingid kõik sõnad tulid läbi, mis me ütlesime. Mul see trahv on soolas. Ja. Päris krõbe ta trahvi saab, ma arvan. Aga Oliveril ju on selles mõttes, et üks eksimus veel ja 2000 eurot vaesem. Nii ta on. Sai tingimisi karistuse. Ütles fucking win, ütles Raekoja platsi sellel samal Meet the Crew'l. Kusjuures, kui ta ka seda ütles, mul ei registreerinud ära, et see võib trahvi tähendada. Kuigi Ott seal viskas nalja. Ott kohe ütles, et nüüd oled 10 tonni vaesem, et mainis ära selle. Aga ma ei tea, ma arvan, et me ei jää ootama seda WRC2. Ei tea, praegu tundub, et vist sellega see venib. Aga üks või 2 külalist on meil veel. Külalised, kes on seotud väga tugevalt Power Stage'iga ja just selle kõrvaltegevusega seal. Et rohkem vihjeid ei annaks. Kes teab, see teab. Igal juhul peate homme vaatama saadet. Siis saate teada. Ja mis on ka rõõmustav, me natukene hiljem saame ärgata kui siin viimased päevad. Ja, homne saade, nagu sa ütlesid, kell 9, täna algas see kell 8, nii et suurema hea meelega võtan vastu natukene hiljem ärkamise ja ma saan oma pannkoogid lõpuks hommikul ära süüa, siiamaani isutab. Kuulsid, tiimi liikmeid ei söögi hotellis, kuigi nad sinuga samas hotellis ööbivad enamasti. Ja, see põhjus on tegelikult lihtne, et tihtipeale sõitjad lahkuvad varem, kui hotell on valmis hommikusööke serveerima. Aga siis hotell ju pakib võikud kaasa? Kell 5 hommikul. Sa saad öelda, et mul on varane minek? No selles mõttes, et vaata servicepargis niikuinii on vaja korralikku toitu, kui sul on ikkagi siin nagu just ütlesid, et 12 on alati olemas, ütleme see suurusjärk võib olla siin 20 mees, keda on vaja toita, et niikuinii on see hommikusöök vaja valmis teha. Teeme reklaami. Jaan Martinsoni päevakommentaar on värskelt valmis saanud. Pealkirjaga, kas Hyundai ütleb, vabanda Thierry, aga Ott peab olema sinust eespool. No võt. Ja ma loen juhtlõigu ka ette, siis mingi maksumüüri taha. Huvitav, kas Hyundai rallitiim näeb suurt pilti ega luba Ott Tänakul ja Thierry Neuvillil Rally Estonia viimasel päeval omavahel halastamatut heitlust pidada?
Dramaatiline, väga ei dramaatiline. no jaanilik. Jaanilik. Teeme reklaami veel Jaani loole. LPS selles meie nädalalõpu lisas on värske lugu. Jaan Martinson räägib, kuidas ma jäin pensionile. Jaa, vast pensionär ta ju on. Ja. Nii et poole kohaga pensionär ma ei tea, millest ta räägib selle, aga igal juhul on see kindlasti. Ta õpetab ka, et selleks, et pensionieas oleks tore olla, tuleb noorena rügada. Ta ütles, et ta läks pensionile, ma korra Lõuna-Eesti rallil treffasime taga siin paar nädalat tagasi ja siis ta ütles, et ta on nüüd pensionär ja siis ta ütles, et nüüd on nii kiire kogu aeg. Kodus on vaja asju, katust ja seinad. Nüüd on vaja hakata kodu ja garaaži või kuuri, ma ei tea, mida ta ehitama hakkas, et nüüd on see hull, et tööl on lihtsam käia ikka. Ta ütles, et ta pani naisega pani need listi kirja ja selline. Ja. Et julm. Tuleb tagasi tööle tulla. Ja, meil on õnneks aega seda veel. Lihtsam päevad lühemad. Mõtled juba pensioni peale või? Mina? Kurat, kui keegi on, mul paar korda on mingi vestlust, kus on kurat, et nagu mõtled tagasi ajal, et juba 30 vaata kohe tuleb, et kurat, et juba nagu vanaks, pensionär tundub suht vahva olla ju. Reisid ja? Lapsed suured ja? Natuke tuleb ikkagi... Aga siis hakkad lapselapsi hoidma juba? No siis tuleb rallit minna sõitma lastelastega. Crosskardiga? Kuule, selle melaks ära juba aitab küll sellest saatest. Me jäämegi seal... Kus sa kleepsud panid? Taskus. Just tõi meile kingitusi ka. Aga jaa, homme 9.39, 10.35 ja 13.15 on katsed ja ma tahtsin vaadata, mis kell meil homne saade viimane oli. Ma ei leidnud. 13.30, meelde tuli. Ja 14.30, vabandust. 14.30, just. Ja siis meil võtame ju, anname auhindu. Ütleme, kes oli positiivne kangelane, kes oli negatiivne kangelane ja igast asju võime jagada. Jaa. Kuule, ega ujumas enam minna ei taha, no? Ikka tahan. Ei, ärme lähe. Tavai. Panem selle saate nüüd kokku ära, aitab küll. Paneme kokku. Aitäh ja näeme homme. Kell 9 hommikul. Tavai. It's been working and I believe it's going to work tomorrow as well. I have to say, you are pretty much one of the most relaxed drivers in the service park. Is that a Sarama thing? Maybe Iceman, yes. Yeah, very much so. Guys, good luck for the final day here. WRC2 top 3, everyone. Robert Burbis, Georg Linnemann, and Rupert Korhonen. Thank you, guys. And that concludes our Meet the Crew sessions for this evening. We'll see you all again. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.